Tead, meil on maast madalast õpetatud, kui oluline on meeldida teistele. Küllap sa mäletad siis, kui sinu vanemad ilmselt viisid ka sind kooli ja siis hullult õpetasid sind pöörama tähelepanu ja tead, mida teha ja mida mitte teha, et sa oleksid ikkagi hästi tubli ja viks ja viisakas, poiss või tüdruk, on ju. Ja see on nii põnev, kuidas me tegelikult liigume läbi elu niimoodi, et me kogu aeg püüame kandideerida igasugustesse kõrvalrollidesse, kõrvalosadesse teiste inimeste eludes. Me ei kandideeri mitte ainult tööle, püüdes kangesti meeldida oma tulevasele tööandjale, vaid me kipume kandideerima ka sõprussuhetes ja lähisuhetes samamoodi. Ehk siis olema rohkem hõivatud sellest, kas me meeldime teisele, kui küsima endalt ja tunnetama päriselt, et kuule, hei, aga kas see teine inimene meeldib mulle, kas ta üldse sobib minu ellu? Kas see ametikoht üldse annab mulle võimaluse realiseerida ennast? Ja ma täiega tahaksingi innustada sind ka, et vahet ei ole, mida sa siiani teinud oled. Aga püüa natuke vaadata maailma sellise elutervelt iseka pilguga. Et kas üldse need inimesed, kellele sa nii kangesti tahad meeldida, kas need inimesed meeldivad sulle? Kas sa tunned ennast nendega koos olles hästi ja kergelt? Kas nad innustavad ja inspireerivad sind või pigem suruvad maadligi? Kas võib olla see ametikoht, kuhu sa nii väga tahad saada, kas seal on üldse see mingisugune tuleviku väljavaade, on seal üldse mingi potentsiaal? Kas sa tegelikult päriselt üldse tahad sinna saada? Kas see üldse kuidagi joondub sinu visiooniga? Sina oled enda päikesesüsteemi päike. Sina oled see, kes annab inimestele koha enda elus, kes valib, kes ja millise positsiooni saab ja kui kauaks sinna jääb. Ja sa ei pea kõike, mida sa ligi tõmbad, sellel ei ole vaja anda kohta. Ja ammugi ei tasuks sul jääda igale poole, kuhu sina satud. Ära kandideeri. Tunneta, hinda, vali, otsusta.